No nagu ma siin mainisin, et me võiksime tegelikult iga rehvi kohta natukene kiirelt arutleda, et meil on esiteks võtta kohe see kõige müüdum naastrehv ja lamellrehv, et kui me ikkagi hakkame võrdlema, siis kes millele, mis kellele, et võib-olla mõned soovitused. Kindlasti lamellrehvi puhul tasub mõelda või lamellrehvile tasub mõelda inimesel, juhil, kes sõidab enamasti linnas, enamasti trassi peal, et kus teed on suhteliselt puhtad, ei ole palju lund, ei ole jääd, et sellistes oludes lamellrehv, pehme lamellrehv on kindlasti parim. Kui me räägime nüüd sihukestes maapiirkondades, kus on teehooldus natukene, ütleme kehvemal järjel ja samamoodi ka jääd rohkem, lund rohkem, siis kindlasti tasuks mõelda naastrehvi peale, et saaks igalt poolt ikkagi korralikult läbi. Naastrehvi eelist kindlasti tulebki välja jää peal, kus naastud teevad oma töö korrektselt ja kuna Kuudi Race Articu puhul on naastuka suunatud naastud, mis tähendab siis seda, et nii pidurdamisel ja kiirendamisel, külg liikumisel on see naas korralikult teepinnaga kontaktis ja vastavas suunas liikumisel annab ta nagu parima efekti ja tulemuse. Rääkides nüüd naastrehvidest, siis Sava Eskimostat tegelikult on kuuderi tehnoloogiaga tehtud vanema kuuderi mustriga, aga jah, et praegusel hetkel iseenesest ikkagi Sava nime all ja väga hea rehv. Samamoodi tegelikult naastud kinnitatud tehases ei ole sellega probleemi ja kuusnurksed naastub ka, et igasse suunda annavad pidamist, nii et see on praktiliselt 20% hinnavõiduga täpselt sama hea rehv. Ütleme niiviisi, et siiski, kui on võimalus eelistada, siis kindlasti tipptehnoloogiat, Ice Articut, samas kui on soovi natukene soodsamalt endale rehvid muretseda, siis tasub mõelda ka Sava peale, naastrehvi peale. Kuna ka siin samas leti kõrval on sama silt, mis oli meil eelmine aasta, jäi see mulle väga eredalt meelde, kuna teie ettevõte on ju ainukes sellist rõõmu pakub. Üks on nendest see, et 100% on garantii, kui peaks see rehv puruks minema siin esimestel kasutuspäevadel. Teine on see, et rehvi võib täitsa niisama tagasi tuua, kui lihtsalt ei meeldi. See kampaania iseenesest on populaarne, tõsi, ja seal on teatud siukesed küljed, mis teevad selle unikaalseks. Ehk siis tõesti kliendil on võimalik, kui ta on antud kampaaniaga rehvi ostnud, rehv 14 päeva jooksul ümber vahetada. Ehk see tähendab seda, et kui klient on endale valinud naastrehvid näiteks ja leiab, et tõesti müra on autos liiga suur, või mulle tõesti naastrehvid ei meeldi või praegusel hetkel näen, et õues on väga ilus ilm ja eelistan edaspidi sõita lamellrehvidega, siis on tõesti võimalik selle kampaania korras endal need rehvid ümber vahetada. Ilma rahata? Vahetus iseenesest tuleb maksta kliendil, aga rehvid iseenesest ilma rahata. Aga see on naastrehvi puhul, lamelli puhul on tegelikult praegu ikkagi need kuudjärgi rehvid, mis sellise mustri kõrval siin on täiesti teistsugusega. Et on sellel ikka oma põhjus, et nii kui naaste pole, peab olema kogu kupatus teistmoodi? Kindlasti peab olema muster natukene teistmoodi. Samas, ütleme, rehvi väljatöötamise puhul on eeskuju võetud või ütleme sihukest šnitti võetud lumel liikuvatest masinatest, ehk siis lumetraktorist, mootorsaanist. Kogu see tehnoloogia on siis pandud siia lamelli peale, et rehv käituks lumel võimalikult hästi, võimalikult kontaktselt, et ta saavutaks võimalikult hea pidamise ja samamoodi ka tegelikult võimalikult hea pidamise külgsuunalistel liikumistel. Et kõik sellised, ütleme, tehnoloogilised uuendused ja asjad on siia rehvi sisse pandud. Läbilõiked blokkides nagu lumetraktori moodi, külje peal läbilõiked nagu mootorsaanil, et kõik sellised asjad on siia rehvi sisse pandud. Ja. Nii naast kui ka lamellrehvi puhul on ikkagi põhiline see, et see külje peale muster aitab ka seda jama ja löga ära lastasid voolata, et see on ka põhiline, miks vesiliugu ei teki. Ja, naastrehvi puhul kindlasti, kui me vaatame, on tunduvalt laiemad vahed ja kanalid mustris. See ongi mõeldud selle jaoks, et lumi, lörts, mis tekib sihukese, ütleme, Eestimaa ilmadega, et oleks võimalik rehvi alt
välja suunata, et oleks kindlasti parem pidamine, et rehv oleks stabiilsemalt tee peal ja oleks turvalisem sõit.